Tanel Leok, et Husqvarna A1M meeskond on järjekordsel MM-etapil kohal, Keegum siis, et kuidas teil senimaani selles väikses meeskonnast tööd ja asjad sujuvad? Eks ikka sujuvad, et kiire on või nagu teistmoodi tegemisi palju, aga ei ole hullu, et võib täitsa isegi rahul olla. Et nagu tänagi oled siin juba mitu tundi ise tsikli kallal askeldanud, et see ongi nüüd igal etapil nii? Eks natuke ole jah, et nädala sees ja see ongi natuke vahepeal aega vaheks, et võiks lihtsalt rahulikult trenni ja keskenduks sõidule ja teedki trenni, mitte midagi muud mõtlema peaks, oleks väga lihtne, aga eks jällegi teistmoodi põnev. Et kui palju juba varem tuleb hakata kuskile etapile minekut ette valmistama, et kõik asjad kaasa saaksid ja kuidas see protsess käib teil? Natukene on niimoodi, aga meil on veel nagu, kuidas ma ütlen, alguses see asi, et kohe kõik niimoodi ei suju, aga vaikselt on paremaks läinud kogu aeg, et eks ikka jah, oleneb, kuidas olukord on, et eks natukene meil niimoodi, et iga sõitja peab natukene igaks üks omad asjad üle vaatama ja mina vaatan enda asjad üle ja siis paneme siin siia sisse, et nii suuri ressursse veel ei ole, et neid juppe igal pool kodus ja reka peal ja siis igal pool laiali on, eks veel, aga ei sujub. Kui nüüd sinu selle hooaja sõitudest rääkida, et mis sa nende kohta ütleksid senimaani? On häid sõite olnud, on kehvi sõite olnud, et see aasta muidugi nii hästi ei ole läinud, nagu oleks tahtnud, aga ongi, et ega ei ole niimoodi aega ka olnud, et lihtsalt sõita kogu aeg ja sõitagi siis tsikliga ja ei pea ise midagi nagu muretsema, et natukene võtab võib-olla see tegutsemine ka energiat ära või vajab sisse elamist natukene, aga ei kurda selle üle, et samas mulle meeldib see ja natukene isegi tunne kogu aeg natuke paremaks läinud, et eks näis. No see Venemaa etapp nüüd kõige parem tulemuse poolest ei olnud, et Keegum siis annab kõvasti parandada? Jah, et Venemaa etapp läks täitsa aia taha, et ei suunud sõita ega midagi, et eks näis. Kuidas see aasta on see rada nüüd teistpidi, et sa oled siin tegelikult teinud ju väga häid sõite rahvuste krossil ja isegi eelmine aasta olid top 10 piirimail, et mis tulemusega sa ise pühapäeval õhtul nagu rahul oleks? Oleneb, kuidas sõidad, tulemus võiks olla ikka see 10 piirimail, aga tähtis on minul praegu olen jõudnud sinna staadiumisse, et tähtis on minule, et kui ma sõidan ja tunnen, et ma sõidan hästi ja suudan maksimumi anda, siis on nagu ja et ma tunnen, et ma andsin oma maksimumi soorituse ära, et see on nagu tähtis ja motorrossi selline ala, et see võib kõik juhtuda stardis kukkuda ja mõnikord stardis kukkumine sa võid lõpetada küll 14, aga sõit võis olla üks parimaid, et eks näis. Kuidas teiste tiimiliikmete sõitudega rahul oled? Ma olen päris rahul, et Ander tegi Venemaal väga hea sõidu ja 300 klassis on päris hästi sõitnud ja ka Eestiski siin ja Lätis on nagu näha, on ikkagi väike areng tulnud, et see on hea. Ja Endril ka, et on ka väike areng võrreldes eelmise aastaga, aga eks see ongi loogiline, kui noor poiss oled, see arenebki. aga eks on veel vaja natukene vaeva näha ja hea oleks, eks tal praegu see kooli lõpetamine asjad, et see on ka niisugune keerulisem teema, et hea oleks, kui saaks nagu rohkem nagu tegeleda, aga ise ka kõik ei jõua, et oma poisid ise sõita, tiimi asju ajada, et hea oleks, kui saaks muidugi Hendriga ka rohkem nagu tegeleda, siis ma arvan, sealt on ka võimalik nagu kõvasti paremaks minna. Aga soovime A1M motorsport meeskonnale edu homseks ja räägime veel. Aitüma!